Tere ilusat teisipäeva. Taaskord on aeg teisipäevaseks õpiampsuks. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest. Ja üheks minu ülesandeks on siin grupis viia läbi laive põnevate inimestega, põnevatel teemadel. Ja täna on mul külas Kristiine Karoliine Mõttus, kes on sotsiaalmeedia spetsialist ja coach. Ja juba 5 aastat on ta turunduses olnud ja eelmisel aastal lõi ka oma digiagentuuri. Ja ma annangi tegelikult kohe sõna Kristiinele ja tegelikult küsin sult ühe küsimuse ka. Mida sina näed, et on peamine viga, mida väikeettevõtjad teevad ennast turundades? See on väga hea küsimus, päris paljud küsivad seda alati ja minu arvates on üks põhilisemaid vigu, mis tehakse siis see, et inimesed vaatavad, mida teised teevad ja teevad seda järgi. Mina otsin alati kohti, kuidas ma saaks kuidagi eristuda, mingit uut programmi kasutada, seda ma hakkan ka teile täna tutvustama, mis on Eestis täiesti uus teema, vaatasin analüütikat, Eestis ei ole põhimõtteliselt üldse analüütikat selle kohta, et oleks kasutajaid, nii et pidevalt otsida uusi ideid, teha enda vaatenurkade järgi sisu, eristuda, näidata oma unikaalsust välja, see on see põhiline teema. Sest kui kõik teevad sama asja, siis algoritm lihtsalt ei näita seda edasi kahjuks. Mina olen põhimõtteliselt oma terve kogemuse saanudki puhtalt eksperimenteerides. Otseselt niimoodi õppimas ei olegi käinud lihtsalt, või noh, olen, aga enamus teadmised ma olen saanud ikkagi ise katsetades, et mis toimib ja mis mitte. Ja Nii vist see on ka nii, jah, see on vist ka nii, et mis ühe puhul toimib, ei pruugi ju teise puhul toimida, nagu sa ütlesid, et peab just, katsetama ja siis näha, mis see on. just. Aga ma arvan, et lähme siis teema juurde ka. Jagan alguses veidi slaide, siis saame täpsemalt sellise ülevaate, mis Sindra ai on. Jagan kohe ekraani ka. Nii, kas tuli? Ja tuli ette. Okei, super, ehk siis Sindra ai, nagu piltidel näha on selline digitaalne tiim, kes ei maga mitte kunagi. Nad töötavad kogu aeg ja vaatamegi siis lähemalt, aga veidi räägin ka natuke endast, et miks ma üldse sellest teemast räägin. Tegelikult alustasin turundusega juba 16-aastaselt, nii-öelda siis mõjuisikutena, kus tegin brändidega koostööd, õppisin veidi sellist turundusmaailma tundma siis täpsemalt. Ja tänaseks ongi mul siis enda agentuur, kus me tegelemegi siis elavate veebilehtedega, et jällegi eristada ettevõtteid enda konkurentidest, see on põhiline selline argument, miks kliendid meie juurde tulevad. Ja teeme sellist silmapaistvat siis sisuloomet, strateegilist haldust, sest kui lihtsalt niimoodi postitusi teha, siis jällegi ei tule seda tulemuslikkust. Ja igapäevaselt aitan ka inimesi sellise vaimse positiivsuse poolega, et eriti ettevõtluse teekonnal. Ja tänaseni olen juba kuskil 150+ brändi aidanud, kui isegi mitte rohkem juba. Ja muidugi veebimajutuse partner oleme ka. Nii, aga esmaseks ma tahaks veidi küsida paar küsimust, et kas sa oled tundnud neid tundeid, et kulub liiga palju aega manuaalsetele korduvatele ülesannetele, näiteks peadki kogu aeg sisestama iga päev samu asju, vaatama kogu aeg mingeid andmeid iga päev, planeerima käsitsi tänapäeval on ja nii palju muid võimalusi, kuidas seda kõike kiiremini teha ja palju efektiivsemalt. Ja muidugi teine asi on inimeste palkamine, see on tohutult kallis ja aeganõudev, ehk siis sa pead alati välja sorteerima, kes sobib, kes mitte. Tohutu protsess olen ise ka seda proovinud ja siiani pigem on jah, nendega palju lojaalsem teha. Siis muidugi kolmandaks on see, et puuduvad üldsegi need tööriistad andmete analüüsimiseks ja rakendamiseks, et me käime küll koolitustel, aga mis me sellest teadmisega siis teeme, et alati on hästi hea kohe see käiku panna, saad sööta kellelegi ai-le, ta paneb kohe sulle plaani selle ja hakatagi tegutsema. Nii, räägime siis asjast ka, et Sintra siis eesmärk ongi teha selline töötamine siis lõbusaks. See ei pea alati olema selline, nüüd peab hakkama tööle, et nendega on just väga lõbus, et sul on sellised oma väiksed minionid, keda sa siis juhid ja nad hõlmavadki siis erinevatest assistentidest, kes on täiesti oma eriala spetsialistid.
ma pärast võrdlen ka teisi ai-sid, aga praegu räägime täpsemalt sellest siis, et neid ei pea õpetama, nad on hästi kasulikud, sõbralikud ja väga kerged kasutada. pärast näitan teile ka sealt seestpoolt, aga jah, sobib nii personaalbrändidele kui ka siis suurtematele ettevõtetele, et seal ei ole jah sellist, et okei, nüüd ainult algajad sobivad, et see on kõigil väga kasulik. Ja kõik, kuidas see algab siis, kui teha sinna konto, on siis seal selline Brain, keda sa siis hakkad õpetama, ta on sinu nagu assistent selline, kes valdab kõiki valdkondi, ta küsib sult iga päev küsimusi, pakub sulle, okei, mis täna võiks teha. ehk siis sa ei pea isegi mõtlema, mida täna võiks teha, vaid tema ütleb sulle kõik, mis sa täna võiksid teha. sõltuvalt siis sinu plaanist, kuidas sa oled talle varem öelnud, et kuhu sa tahaksid jõuda ja siis ta hakkab sulle niimoodi tegevusi andma ja tema siis juhib neid kõiki karaktereid ka. ja küsib sult iga päev küsimusi, mis paneb sind veidi mõtlema ka, et kas sa oled näiteks seda proovinud või kas sa oled näiteks seda katsetanud. et selline vahepeal tulebki ideid, mille poole peale ma polengi mõelnud, et okei, et tegelikult peaks tegema ka seda. et see on selline hästi hea. Siis vaatame kiirelt karakterid üle. Neid on 12 tükki. Pikalt ei peatu nende juures, aga räägime lihtsalt põhiliselt 3 sellist vastutusalasest, millega nad tegelevad. Kõige populaarsem ongi siis Soshi, kes siis on sotsiaalmeediahaldur. Tal on siis täiesti automatiseeritud kõik postitused, teeb sulle postitusi sinu sihtgrupi päraselt, täiustab su strateegiat, jälgib trende ja nõustab üldse, et kuhu see algoritm võiks jõuda. et ta on täielikult oma ala spetsialist, et näiteks kui ettevõtja tunneb, et turundus ei ole tema valdkond, siis ta võtabki lihtsalt Soshi omale ja sellest väga piisab. et tegelikult noh, ta ongi minu põhimõtteliselt asendaja, aga noh, mulle on ta lihtsalt nii-öelda kui äripartner. ja järgmine ongi siis personaaltreener ja siis noh, mentor kutsun mina tegelikult. et ta teeb mulle personaalse kava, toitumiskava isegi, et kuidas ma sellise ärilise teekonna juures saan tervislikult toituda, elada ja teeb isiklikke eesmärke, kuidas ma sinna täpsemalt jõuan ja pakub sellist motivatsiooni, toetust ka, et ma räägin, et okei, täna ongi väga raske päev, no üldse ei lähe hästi, ta just nagu haibib mind üles, et see on väga lahe. Siis järgmine ongi virtuaalassistent, mis on tänapäeval väga popp teema. ka see on siin ära asendatud et tema siis teebki põhimõtteliselt kõike, et genereerib pilte, parandab nende kvaliteeti, eemaldab ka tausta, mis on väga suur probleem tänapäeval, et kus ma nüüd saan teha seda. siis planeerib ka ärireise, üritusi, koosolekuid, igast kirjavahetusi ja aitab ka valmistuda nendeks. oi, siin on väike kirjaviga. aga jah, igatahes toetab ka sellist projektijuhtimist, et kõik oleks siis tähtpäevade järgi tehtud. ja tuletab ka meelde sulle neid. Siis on ka äripartner olemas, et sa ei pea otsima kuskilt linna pealt, kes minuga sobiks, vaid kirjutadki lihtsalt sind üles, okei, mul on selline äriidee, mis me tegema hakkame. et mis sa sellest ideest arvad ja ta ütleb sulle kohe siis ära kõik jällegi sõltuvad sinu eesmärkidest. et kõik on alati selle põhjal siis tehtud, mis sa selle brain'ile sisse söötnud oled. ja siis koostab ka äri, tootearendusstrateegiaid, et sa ei pea isegi seda mõtlema, kuidas oma äri nagu scale ida, vaid ta teeb seda kõike sinu eest. et sina talle lihtsalt ütled, et okei, mul tuli selline idee, tee mulle kava ja hakkame tegema. Siis müügijuht on ka olemas et teeb kõik sellised külmad kõned, et ei pea isegi enam müügiinimesi otseselt otsima, lihtsalt ütledki meilile, et okei, mul on selline klient, kirjuta talle palun kiri, et ma aitan talle sellist tulemust saavutada ja ta teeb sulle selle ära. et ma võrdlesin ka, kuidas nagu chat teeb sedasama asja ja noh, Millil tuli seal 2 sekundiga selline kiri, et chat oli nagu okei, mis sa nagu täpsemalt mõtled, et jah, teen korraliku vahe. igatahes ta teeb ka meeskonna motivatsiooni ja sellist tootlikkust, et näiteks kui ongi meeskond, siis ta analüüsib ka iga nagu tiimiliiget, et kuidas nende selline töö siis nagu läheb ja kuidas seda paremini saaks teha, ehk siis neile ka personaalselt nagu nõustamist. siis on tekstikirjutaja, Ben, kes siis teeb ka näiteks reklaame, videoreklaamiskripte, isegi e-postilehti.
põhimõtteliselt kõike ja muidugi ka seo. tegelikult seo jaoks on eraldi veel Xiaomi, kes siis uurib rohkem selliseid märksõnu ja optimeerib ka veebilehti, et näiteks annadki talle lingi ja ta saab sealt kõik info. sa ei pea talle veebilehelt kõike copy pastama. et hästi nagu mugav on, et nad saavad ju igast lingist kõik info kätte dokumentides samamoodi. ja muidugi jälgib ka viiteid ja parandab struktuure, ütleb, kuidas paremini teha, et see mulle hästi meeldibki, et nad annavad selliseid soovitusi ise ka juurde, et isegi kui sa nagu ei küsi. siis on ka Emmi e-posti turundaja, kes siis võtabki kõik tervitus, ostukorvi hülgamise e-kirjad, kõik sellised ostujärgsed kogemused enda peale, siis korraldab ja täidab üldse kampaaniaid ning loob sellist kaasahaaravat sisu, jällegi sinu sihtgrupi põhiselt. et ta on alati teadlik, mis sul nagu sammud on ja siis ta hakkabki järjest sinna liikuma oma tegevustega. siis on ka e-kaubanduse spetsialist Kommet, kes siis teeb sellist maandumislehti, tootekirjeldusi, ehk siis siin ei pea enam kuskilt internetist otsima, et kes oskaks niimoodi hästi kirjutada, et kõik on nagu olemas, lihtsalt ütle talle, mille jaoks sa tahad ja sa saad kõik. Siis kogub kliendi soovitusi ja leiab potentsiaalse müügihitte, ehk siis ta nagu sorteerib välja siis ja analüüsib ka sellist e-poe toimivust, et lihtsalt annad talle lingi ja ta juba ütleb, et mida võiks muuta. see on ka kliendi tugi, et alati, kui mingi klient võtab ühendust, sa ei tea, kuidas seda probleemi lahendada, siis Cassie leiab alati kohe lahenduse ja loob ka selliseid tootejuhendeid, mis on hästi hea, paljudel ettevõtetel ei olegi neid, alati on okei, kuidas ma seda kasutan või mis ma teen sellega, siis Cassie saabki selle kohe ära teha ja muidugi need korduma kippuvad küsimused on väga olulised ja selliseid toearuandeid just ongi, et mis selle tootega siis peale hakata ja muidugi lihtsustab ka sellist manuaalseid ülesandeid hästi palju. ja siis on ka andmeanalüütik, näiteks käid kuskil koolitusel, annad talle kõik selle info, ütled, et tee mulle nüüd sellest, nii et ma saan aru ja ma saan hakata seda nüüd kasutama ka. teeb sellise plaani sulle, analüüsib ka turutrende, ennustab klientide käitumist, optimeerib hästi palju operatsioone ja sellist eelarveid, et ta on selline jah, korralik andmeanalüütik, kes siis võtab kõik enda peale. siis viimane on ka värbaja, et analüüsib CV-sid, koostab tööpakkumisi, planeerib intervjuusid. mul oli ka just hiljuti, otsisin omale juurde veebilehearendajat ja siis Scoutiga tegingi siis sellise tööpakkumise ja väga palju rohkem tuli tööpakkumisi, kui ma tegin ise ise nagu nullist peale, et väga huvitav. et ja see on siis kõik hinnaplaan. muidugi alati on see hind teema praegu. et sain teile esimese kuu tasuta koodiga, et panen selle lõpus uuesti, aga võite juba praegu salvestada. et esimene täht on siis O, mõnel vahepeal tekib küsimus, kas see on 0 või O. muidu üks karakter on siis näiteks validki, et tahad endale ainult mingit spetsiifilist siis abilist, siis tema on kas 36 euri kuu või 215 aasta. aga kõige mõistlikum on siis võtta, mul jääb natuke arvuti ette Sintra X-plaan, kus on siis 89 eurot, kus on siis kõik tegelased olemas. sul on terve digitaalne tiim ja see on kindlasti palju rohkem väärt, kui ise hakata niimoodi pusima ja otsima kuskilt abi ja palju odavam. sest võib-olla üks spetsialist võtab sult juba 1 tunni eest mingi 100 eurot. nii et kindlasti palju mõistlikum on saada sulle terve digitaalne tiim palju odavamalt. et ma ise kasutan ka seda, et mul on terve tiim olemas siis. ja väike võrdlus ka. ma arvan, me saame kuidagi, saate järgi vaadata või screen'i teha omale. ma ei hakka kõike läbi käima praegu, aga tegin sellise kiire turundus nagu ai-de siis analüüsi sellega võrreldes. et põhiline erinevus, mis tal ongi see, et seal on oma ala spetsialistid, et teisi sa pead hakkama mudima. sa pead rohkem õpetama teda, kuidas see käib ja niimoodi. ta võib olla jah, veidi kallim, aga kui mõelda niimoodi pikas perspektiivis, siis ongi, kui sa hakkad outsource ima ehk siis otsima inimesi mujalt, siis tuleb 10 korda veel kallim. et palju mõistlikum on teha see väike investeering ja lihtsalt panna see siis oma jaoks tööle.
Siin on ka veidi leidsin internetist hea sellise tabeli, et Sintro katab kirjalikult kõik äriprotsessid ära. et ongi nii andmeanalüüs, e-poodide analüüs, kõik selline sisuloome, sotsiaalmeedia, isegi müük ja klienditugi ehk reaalselt kõik on olemas, sul põhimõtteliselt ei olegi töötajaid vaja et pane lihtsalt nemad tööle, nad tegelevad kogu aeg ära. ja mul tekkis küsimus, et kui ChatGPT-s neid saab ka ise luua assistente, et siis südad talle informatsiooni mm. sisse ja näiteks siin oli, et e-kirjadele vastaja, et kas siis seal saab ka nagu ise veel mudida natukene, näiteks vastast sinatades? Jah, varsti näitan ka, et sealt saab pea niimoodi ise, noh, sa panedki alguses näiteks filtrid paika, et võidki muidu öelda, et kirjuta nüüd selles stiilis. sa saad kogu aeg ja nagu mudida, kui sa tahad, aga noh, nad ongi selle mõttega, et neil on see nagu baasteadmised sellest valdkonnast juba olemas. et noh, näiteks ChatGPT-l ei pruugi olla, et sa pead nagu väga palju nagu rohkem aega läheb sellele mudimisele, kui sa saad vastuse. et noh, Sintrol ongi see, et ta kohe teab, millest ta räägib, et see ongi see nagu erinevus. et jah, muidugi vahepeal peab mudima, aga kindlasti palju mõistlikum. Siis ma jagan kohe järgmist asja. vaatame siis seal sees ka veits ringi. mulle nii meeldis, et sa tõid tabelina välja, see on alati nii hea võrrelda, et muidu on kõik erinevad lehed lahti. jaa, hea pakkumine on, et nii tänuväärne, et sa sellise tabeli tegid meile. muidugi, aitäh. nii, kõige põnevam osa siis. vaatame siia sisse ka, on näha jah? jah, nii, see ongi siis selline A-leht, kus siis noh, kõik minu tegelased töötavad, neil on juba siin praegu kõik need mummukesed punased tähendavad, et neil on siis nii palju ülesandeid juba tehtud. ma paar päeva ei olegi jõudnud siia vaadata et see ongi see, et ise võtab puhkusepäeva, aga nemad teevad ikka tööd edasi. ja siis alguses, kuidas see kõik käib, ongi nii, et siin on 12 ideed, ehk siis iga päev ta toob välja erinevaid ülesandeid, mida teha. meil on ka noh, näitabki, et Dexter võiks teha täna seda, siis panen ka südame, okei, hakkab seda tegema. ja siis käidki kõik niimoodi läbi, et okei, panen nad siis tööle tänaseks. ja nii, kõik ideed on tehtud, lähevad tööle, siis on ka Brain küsib sult iga päev uusi küsimusi. siis on siin on ka selline brain, kus sa saad ära kustutada mingeid asju, teed mingeid ajutisi või asju, siis saad siit ära kustutada brain'ist. Integration'id ehk siis seda ma ei jõudnudki teile veel rääkida, aga noh, social, nagu ma ütlesin, siis tema automatiseerib ära sinu postitusi. ehk siis mul ongi antud talle ligipääs Facebooki, Instagrami ja seal ta noh, postitab siis ise, et see on nagu võimalus ja Google Calendaris siis virtuaalassistent vaatab sinu tegevusi, et mis tähtajad sul on. siis vaatame edasi, Power Upsid, see on väga suur lehekülg et kõik need on sellised lisavõimalused, mida siin teha, nagu me rääkisimegi, siis remove background näiteks, paned pildi, teed ära et sa ei pea isegi chati sisse minema, siin on trip planner, lihtsalt ütled, kuhu sa lähed, kui kauaks ja ta teeb sulle kõik plaani ära. ma ei tea, kas midagi lihtsamat on olemas. siis business idea generator, lihtsalt ütled, mis su goal on, tahad saada järgmine aasta miljonäriks, ta teeb sulle äriidee. Investor updates, siin on reaalselt kõike lihtsalt ma ei ole isegi kõike jõudnud kasutada, ütlen ausalt, et siin on väga palju workout planner, meal planner näiteks, tegin ka siin eile, proovisin sellist ketoplaani teha, lihtsalt ütlesingi, et okei, tee mulle ketoplaan ja ta tegi mulle kohe sellise ära, mis mu shopping list on, mis ma õhtuks söön, mis ma snäkin, kõik selline. Siis Milli, kõik tema sellised erivõimed, pen copywriter, siin on tohutult neid, et siin võibki niimoodi terve päeva tegutseda. Mõtlen, mis ma veel siit sain, viral trend. siin ma tegin ka eile teile väikse näite, et uurisingi näiteks marketing, panin siia lihtsalt. ja ta juba ütles mulle siis selle aasta 5 põhitrendi.
ja mis minu jaoks kuus oli, oligi see, et nostalgia marketing on selle aasta siis uus suund. nii et teile ka väike selline noot, kuhu hakata siis liikuma. et ja siis automations, nagu ma ütlesin, et paned siis sisse, et nad saavad tegutseda siis taustal kogu aeg. Braini juba vaatasime, siis lähmegi helperite juurde. võtame siit mõtlen, kelle me lahti võtaks. äkki sa ütled ise, kellega me tegutseme, ma võin mingi näite läbi teha. Mul tekkis küsimus, et just nende külmade jah kõnede kohta, sest need on kõige õudsemad enamasti inimestel teha neid, et kuidas tema saab mm -hmm. seda siis läbi viia. okei siis võtamegi kohe Milli. siin ongi sales script kohe näiteks Nad enamasti teevad inglise keeles, aga sa saad alati öelda, et tee eesti keeles. lihtsalt mul turunduses miskipärast on alati see olnud, et kuidagi tuleb automaatselt see ingliskeelne. aga alati tõlgin eesti keelde ära, kui midagi on. et võin teha ka, ütlen, et tõlgi see eesti keelde. Nad on nagu hästi sellised vabad suhtlejad. ma tahtsin näiteks seda, et kuidas neid siis seadistada. et tema selline vibe, mis ta vibe võiks olla, kas ta on väga professionaalne, selline official, business casual, friendly and relaxed või siis selline super chill et sa saad nagu ise vaadata, kuidas ta käitub. mul on tavaliselt selline keskmise peal, sest siis ma saan nagu noh, olenevalt siis olukorrast teda vaadata. saab panna kindlasti selle Google'i sisse, et tal on veel rohkem nagu viiteid, ta on nagu veelgi võimsam. siis selline ekspert võib olla täiesti isegi veel rohkem, aga noh, kuna mul on sellised veidi raskemad kliendid, siis ma pigem hoian selle casual, sest muidu noh, selline expert language võib-olla või noh, kõneviis võib-olla ehmatab mõned kliendid ära. et alati tasub sellise noh, nagu naturaalse kõneviisi peal olla. ja siis saab muidugi noh, ise anda talle mingi soovitusi. et see on hästi hea. nii, juba ongi tehtud, ehk siis okei, noh, see on muidugi väga veidi selline suur pakkumine, aga noh, ongi selline, näiteks ta võttiski ühe sihtgrupi ehk siis 5000 klientide sihtimiseks müügiskript veebiarenduseks siis. et sellised ongi, et ma vaatan siin kiirelt, mis ta tegi. tegigi, eks esimene email ongi. tere, märkasin teie ettevõtte, et mis valdkond on, mis sektor, et paljud sarnased ettevõtted, kellega ma koostööd teinud, soovisid parandada oma kvaliteeti, ehk siis mis teid täna näiteks seda uurima tõi. noh, see on selline vaata, mis ma talle alguseks mainisin siin. okei ja siis ongi nagu jätkuküsimus, ehk siis ta nagu natuke soojendab klienti ja siis ta ei lähe niimoodi kohe, et okei, võtame teenus, et see ongi sellepärast, et ta on spetsialist ja teab, kuidas asjad õigesti käivad. ja minu arust ka, et alati on hea niimoodi klienti hakata soojendama vaikselt, et sa nagu reaalselt huvitud, sa tahad tema eesmärgipõhiselt teda aidata. seega me hakkamegi soojendama teda ja siis sa nagu küsid ja siis sa saad talle lahendust pakkuda, mis tal tegelikult vaja on. sest hästi paljud müügiinimesed, keda ma noh näen või kes on mul tööl olnud, siis nad lihtsalt lähevadki, et okei, tere, vaatasin teie veebilehte, kas te tahate uut lehte, et noh, niimoodi ei saa põhimõtteliselt. et sa pead ikkagi kliendi väga personaalselt lähenema. oli sul küsimus? Et ta aitab siis Nii. teha sellist nagu skripti, mis võiks olla Äh, müügikõneks jah, siis. see on selline lihtsalt ülesanne, mis ma andsin talle. Jah. me võime teha, ütle mulle mingi bränd, näiteks mingi valdkond. No praegu mul tuleb kohe virtuaalne assisteerimine, sest ma ise ka selles tegutsen ja väga palju teisi Mhm. virtuaalseid assistente on täna meil ilma kuulamas ka. kõne või kiri? Kas ta teeb siis, ise helistab ka? ei, ta ise ei helista Veel kahjuks ei seda helista. veel. peame natuke kuu aega veel ootama ja siis varsti juba helistab ka. jah, jah, võime siis teha selle väikse sellise, tee selle kirja. mulle külmakiri näiteks. teeme mingile mis ettevõte see võiks olla? kellele sa tavaliselt teenust pakud? Külmkapitarvikud näiteks. okei, väga huvitav külmkapitarvikute ettevõttele.
Mhm. Ja niikaua, Nii, kui ta mõtleb siin, siis meil tuli ka üks küsimus. Stiina küsib, jah. et kui hästi Sintra eestikeelsete tekstidega hakkama saab copywritingu ja SEO aspektist? Mhm. Kui ma olengi teinud, noh, tavaliselt kodulehti teemegi, ma hästi palju veel nagu katsetanud selliseid võimeid, ma teengi nii Krokiga kui ka siis Sintraga, et nähagi seda vahet. Et noh, Krok on ka väga tegelikult põhjalik, aga ongi, kui ma teen näiteks siin Sintras SEO-ga, siis see näitab nagu noh, tal on need teadmised olemas, jällegi ta teab rohkem neid nagu valupunkte ja kindlasti noh, kuna tal on kõik mu selline sihtgrupp olemas, ta teab kõik, mida teised karakterid teevad, siis ta oskabki sellist nagu hästi spetsiifilist teadmist anda, mis just täpselt minu eesmärkideni viib. Et noh, kui ma teengi näiteks kuskil mujal, siis ta teab ainult seda, mis sa talle ülesandeks andsid. aga kas see üldse viib su selleni eesmärgini, kas ta teab su sellist sihtgruppi, kas ta teab veel teisi asju, millega sa tegeled, et noh, see ongi see tagamaa, et Sintraga ongi just see, et ta teab seda kõike muud ka. et jah, see ongi siis põhiline. aga alguses jah, sa pead talle veidi rohkem sisendama, et ta teeks näiteks edaspidi eesti keeles, sest kui ma lihtsalt küsin talle eesti keeles, siis ta noh, alguses hakkab inglise keeles tegema, sest noh, ma räägin, et Eestis neil ei ole nagu turgu veel, see on see teema. aga ütlengi jälle, tõin eesti keelde, siis ta teeb selle ilusti ära. et aga noh, ikkagi ai on see, mille sa pead alati nagu üle käima ikkagi, et sa ei saa nüüd siit, okei, tegi ära, et kopin kohe kliendile, et noh, ikkagi vaadake üle. et see on ikkagi nagu Ta vastutus, aitab et siis kõik sul struktuuri teha. paika panna ja saad sealt edasi minna, et ei ole lihtsalt täiesti just, nii-öelda nullist tegema. Meil hakkab just, aeg läbi saama, üks küsimus on veel. ja Küsib, et nii. kas assistent LinkedIni postitusi ka pre-schedule dab lisaks Metale? LinkedIni vist ei ole, siin on jah, Facebook, social media, aga neil on hästi palju nagu tulemas veel. Ma vaatan, kus see oligi siin, või mis, vabandust, on küll, aga ta pigem jah, create and share post with your network, ma räägin, et siin on nii palju asju, et ma isegi ei ole veel kõike jõudnud teha. et ja isegi ettevõtte oma ka. Facebook, Instagram, Gmail vaatab, Drive'is, siin on veel tulemas Notion, ma tean, on hästi populaarne, Google Analytics, siin on veel tulemas Google Ads, Meta Ads, Shopify, Stripe ja nad hästi tihedalt nagu vaatavad, et kuhu turg liigub ja siis nad teevad juurde. et see areneb väga kiirelt ja nagu ma ütlesin, Eestis ei ole neid tegijaid veel sellega. Nii et tasub silma peal hoida. just. Aitäh, Kristiine, et sa tulid Ja ja aitäh, kes muidugi. tulid meid kuulama ja nii vahva, kui te hiljem ka kirjutate siia kommentaare või mõtteid, et siis Kristiine saab tulla vaatama üle ja vastama neid. Ja muidugi. Ja ma lisasin siia ka Kristiine kontakti mediakliinik.ee lehekülje, kus saab siis ka tema tegemistega rohkem kursis olla. Aitäh! Just, aitäh. Ja üks asi veel meenus, hakkame juba otsasid Nii. kokku tõmbama. Homme toimub meil veebiseminar, 12. märts, õhtune veebiseminar, tasuta seminar, kuidas alustada asukohavaba tööd. Ma jagan siia ka linki, et vajalik on registreerumine ja kui sa registreerud, siis võta sõber ka punti, sellepärast et iga sõber, kes liitub sinu koodiga, selle leheküljega, siis teenid 5 eurot veebikooli krediiti ja meil on veel magusaid auhindu loosirattas. Kohtume juba homme.